Niimoodi, aeg on nüüd teha ära siis meie iganädalane intervjuu sellel nädalal kõige rohkem silma paistnud inimesega ning tänane teema tuleb meil muidugi Eestist ja jaanuaris nüüd lükati käima selline kodanikualgatus ja veebisait ka nagu rahvakogu.ee, kus siis saab oma soovitused välja pakkuda, kuidas Eesti elu paremaks võiks minna ja parimaid selles mõttes originaalsuse mõttes ideid, mis on silma paistnud, on siis see, et soovitakse legaliseerida Piirissaarel kanepi tarbimine ja kasvatamine. Ja kuidas seda põhjendatakse? Nõukogude Eestis oli kanep tabu, kanepikultuuri praktiliselt ei eksisteerinud, üleminekuperiood tõi järk-järgult kultuuri ja kultuurituse. Olud on nüüdseks muutunud, kui seadusandlikult elame endiselt sügavas stagnaajas. Käes on sallimise aeg Piirissaare kanepi legaliseerimise katse polügooniks. Nii kirjutatakse siis leheküljel rahvakogu.ee. Ettepaneku poolt on seni küll vähe inimesi ja vastu oluliselt rohkem, kuigi leitakse, et tegelikkuses oleks vaikellu mattunud Piirissaarele selline asjade käik ainult kasulik. Ja nüüd oleme helistanud siis kaugele Piirissaarele kohaliku kogukonna šefile, kui nii võib öelda, Jevgenile. Tere hommikust! Tere! Kuidas te... Jevgeni Laion, eks ju? Jevgeni Laiend. Jevgeni Laiend, vabandust, jah. Aga samas Laion ei ole ka siit nimi. Ei ole paha, eks ole. Jevgeni, teie olete saare kõige noorem inimene, te olete 68-aastane. Jep. Kuidas nii kõrgesse vanusesse olete vastu pidanud üldse? No, iga hommikul teen väikse suitsu ja... Siis kalale? Siis kalale ja kokkuvõttes elu valem on Jeesus, homod ja kiisud. Jevgeni, olete ikka, ma saan aru, selline diibimini või? Tegelikult on nii nalja praegu. Olgu, ma ei saa muidugi aru. Meil Piirissaares on kõva naljafestival kogu aeg käib. On. Baskinoidid lendavad. Yeah. Jevgeni, mida arvate sellest mõttest? Kas olete üldse kuulnud, et inimesed tahaksid Piirissaarel siis legaliseerida kanepi tarbimise ja kasvatamise, et sellega saar uuele elule aidata? Oota, sa tahad öelda, et meil on kanep on illegaalne siin Piirissaares või? Momendil küll. Te olete ikkagi kuulute Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni, kus igasugused sellised ained on keelatud. See tuli nüüd küll praegu kõva pauguna. Ausalt öeldes ma ei olnudki sellega kursis, et on illegaalne. See on tervitatav igati, kui nüüd päriselt ka läheb. Ei, meil siin kõik teevad rahulikult tobi, et selles mõttes, et ei ole küsimust. Väike paf, give käib kohe. Jevgeni, aga mõtleme just nagu laiemalt. Ärme mõtleme sellise personaalse rekreatsiooni peale, mida teie seal teete, aga kõik Piirissaare memmed võiksid siis hüljata ju oma sibulapeenrad rahulikult, oma tarbeks ikkagi edasi, aga saaks ju hakata siis kasvatama kõvasti seda taime, mis tooks raha palju sisse. Kuidas teie vanale saare ühiskonnale see tundub? Asi on selles, et sa ütled mulle, et mõtle laiemalt. Ma olengi, ütleme, kõige laiema mõtlemisega mees üldse. Su nimi on ju Laiend. Jaa, täpselt sellepärast ongi. Ja sa ütled, et vanamemmed peaks sibulasemel kasvatama kanepit. Kallis mees. Nad võiksid seda. Millal sa viimati käisid Piirissaarel? Kõik kasvatavadki. Ma pean ise tunnistama, et ma viimati käisin seal üks 25 aastat tagasi. Man. Selles ongi asi viimased 20 aastat. Puhas. Tule vaata, mis siin põllu peal õitseb. Keegi ei käi siin. Me vaikselt siin punume nööri sellest. Ja Ganja nice. Ühest otsast paneme põlema, teisest punume juurde ja tead, kui lahe elu on Piirissaares. Ei tea. Aga võt see on küll tuli üllatusena, et see ei olegi legaalne. Ma sain aru, et kõik on okei, aga väga hea, kui tehakse ära. Ja suuremas plaanis meil siin Piirissaares on väga hea elu. Väga super. Meil on siin isegi lund ei ole. Milliseid mõtted veel Piirissaare rahvale endal on, kuidas selle elu uuesti nagu õitsele lükata? Või ei olegi üldse tegelikult midagi vaja? Teil on kõik väga hästi. Meil on niisugused suured õied on siin õitsevad, et see on hullu maja. Muidugi sealt ütleme Oksana nüüd sealt, tead sealt tagavete tänavalt või? Tean küll. Tead on ju? Ja kohe järve äärest.
tema nüüd tahab teha siukest Piirissaare siukest lõbumaja siia, et tuleks nagu mehi veel ka siia nagu lustima meil naistega. Ma ütlesin, Oksana, kurat, sa oled ju 98, mida sa lustid? Ta ütles, et vaata mind, kas ma näen välja nagu 98. Naine on vana siis, kui kirp enam jala peale ei hüppa. Jaa, tal pole ühte kirpu, ta nägi välja nagu 88. Ja seda nüüd, see on küll vist või üks asi, mis nüüd tõmbab võib-olla päris selle hullu vaja siin käima, aga praegu ma isegi ei igatseks, praegu on väga blazing on kõik siin, väga blazing. No, teie saare keskmine eluiga peaks olema siis üle 60 aasta, on ju niimoodi? Ja minu teada, et seal, ütleme, selliseid alaealisi inimesi pole mitte ühtegi. Kas, kui ikkagi läheks see asi selliseks, et Piirissaarest saaks siis üle-eestiline rekreatsioonikeskus, kas ei ole ohtu sellest, et noored inimesed hakkavad siis pressima teie saarele ja teie selline rahulik elu muutub ikkagi ärevaks ja natukene võib-olla enam mitte nii mahedaks ja chilliks? No, ega me ei lase siis, ega ka. Meil on siin ikkagi üks vana piirivalve kordnik on siin ka, et omal ajal kõvasti piiri valvanud Vene ajal. Eks ta siis hoiab tagasi need poisid siin, et ega siin tuleb ikka kõva anda meestad sisse, you know. Nii et Jevgeni, ega teie arvates ikkagi see idee nüüd kõige mõnusam ja toredam ikkagi ka ei ole. Te ei poolda seda, eks ju? Mida? Mina pooldan absoluutselt kõiki asju, minu meelest peaks ikka mõnus rahu olema, kõik on hästi meil, ma ei saa aru üldse, kes selle teemalt üles võttis, ma arvan, et meil on väga hästi kõik siin saare peal praegu. Olgu, Jevgeni, kui on hästi, siis las olla hästi, siis see rahvakogu arutagu edasi, mida nad ise tahavad. One love, Piirissaare maan. One love, aitäh, Jevgeni!